Öeldakse, et hunt kodu lähedalt ei murra, aga Chillit Bang murrab küll. Täna võtsime oma mõttelise köögilaua taha vana sõbra ja kolleegi Tankist, kes lisaks loovjuhi ametile on ka plaadifirma omanik ja ansambel Puuluubi spindoktor. Villem, tere! Tere, Villem! Tervist. Pool tundi tagasi istusime ka laua taga. Jah, ja monitor ei ole vahel. Ja Antsu pole. Jep. Aga muusika, kirjandus, kunst, film, kõik on sinu elemendid. Kõikidega oled sa suuresti sina peal, aga milline neist on sinu jaoks kõige armsam? Kõige armsam ja tegelikult ka kõige olulisem on ikkagi, ma arvan, kirjutamine, kirjandus. Et sellest on kõik ikkagi nagu alguse saanud. Kui ma üldse midagi valdan, siis on see eesti keel. Mingil määral, eile tegin just etteütlust. Üks koma viga. Aga jah, et eks nad on muidugi, kõik on väga ägedad distsipliinid, aga luuletamine on see, mida ma kõige rohkem unistan, et ma tahaks nagu rohkem teha, et oleks aega selleks ja ruumi nagu elus selleks. See tahab ka mitte lihtsalt konkreetselt kirjutamise aega, vaid ka mingit vaimset ruumi, eks ole. Et selles mõttes, kui peaks neist ühe valima, siis sellega tegeleks veel rohkem. Et põhimõtteliselt siis, kui loovjuhi ametist Siiber saab, siis oledki luuletaja valmis? No ma niimoodi ei oska ühte asja, ma ei kujuta ette, ma teeks ainult ühte asja, et see luuletamine ikkagi süük asi, mis kaasneb eluga, ükskõik mida sa muud teed, mulle tundub, et aga ma 3. luulekogu vaikselt olen kirjutamas küll, jah. Vägev, aga rääkides loovjuhi rollidest, siis Õunavik, siis sa mingis mõttes oled ju loovjuht ja samamoodi Tankis, aga kummas rollis on raskem? Mis sa ise arvad? Kui keegi küsib üldse, mis ma Õunaviksis teen, siis ma nagu naljatamisi, kuna ma teen seal kõike absoluutselt, siis ma ütlen, ma olen koristaja. Et kuna ka seda tuleb teha vahel seal all keldris laos. Et selle mõttes nagu jah, Tankis on ikkagi konkreetsema fookusega loovjuht, et Õunavik siis on tõesti, see on siuke, kui Hunt Kriimsel on 9 ametit, siis mul on Õunavik siis nagu 9 funktsiooni põhimõtteliselt, nii et kõik algusest lõpuni. Et selles mõttes, mis see küsimus oligi? Küsimus oli, et täpsustame küsimust, et kummas rollis on raskem otsuseid langetada? No ilmselgelt ikkagi tegelikult, õieti austus pole kummaski minu meelest, et otsuste langetamine nii kaua, minu meelest suhteliselt lihtne, kui sa pead mingid teiste ideid valima ja teiste mingid lugusid valima ja et sul on nagu keegi paneb sul valikud ette ja siis mulle tundub see nagu üsna lihtne asi elus mõlema ettevõtmise puhul. Mul hoopis keerulisem valida välja menüüst mingi üks toit või midagi, ma ei tea, see minu jaoks see nagu see keerulisem osa. Aga nagu tõsisemalt siis ikkagi Tankis on muidugi selles mõttes keerulisemalt, et see on palju komplekssem, palju rohkem hõlmavam nagu töö, et Leibel on ikka siuke tore sõpradega teeme värki nagu asi, et seal on see vabadus teha ja riskida on hoopis teise nagu kaaluga. No seal kõik nagu riskivad, eks ju, mingis mõttes loominguliselt või siis rahaliselt või ajaliselt, eks ju, kõik on nagu ühes paadis nagu koos. Ja kohati on ainult riskile minna saabki või ainult see ongi see tegemise rõõm, et kui sa näiteks musavideot lähed tegema Spanski kinoga, siis ega tihti peale hommikul kohale minnes pole õrna aimu, mis saama hakkab ja mis õhtuks siis filmitud on, et see käib, see on nagu see, miks mul see asi ka, nagu mis ma kaifin seda, et kui Tankis on asjad nagu väga süsteemsed ja läbimõeldult ja nagu mingites protsessides käivad, siis seal on see randomness, see on mõnus vaheldus selle Tanki tööle. No hästi annab nagu võimaluse juhusele nagu tekkida ja spontaanne, nagu luuletamine. Täpselt. Need luuletamise osas, kus sa pead ka ilmselt mingisugused otsuseid vastu võtma, et kas seal on ka siis keeruline? Hea point.
kui neid 3 võrrelda, siis seal on kõige keerulisem et tõesti, et mul on tihtipeale ühest luuletusest mingisugune 30 versiooni sõnastusi ja kas see rida maha, see sulgudesse, homme mõtlen selle peale, et kas ma jätan selle alles või ei jäta või äkki ikkagi siit nii ja naa, et seal võib hulluks minna, pealtnäha lihtne, väike, kompaktne formaat, aga seal ma tõesti mõtlen kohati liiga palju. Kuidas siis see viimane otsus langeb, et mis see kriteerium, mis see, ütleme, et mis siis otsustavaks saab, et kas on lihtsalt, et okei, aitab, võtta see kõik või mõnikord nagu ei olegi päris lõpuni rahul, aga paremat lahendust ei leia ja siis jääd selle juurde, mis on. Aga teatud puhkudel, kui ma oma luule kogu lõpus kokku panema olen hakanud, siis ma olen andnudki, mul on olnud üks 2-3 toimetajat, usaldusisikut või kellega ma annan lugeda. Ja ma olen jätnud mõned read nagu kerge küsimärgiga, et mis tunne on, kas jätaks pigem selle sisse või viskaks välja ja siis sõbrad on andnud nagu nõu. Lased kellegi teisel otsustada. Jep. See on ka variant muidugi. Vaatasin just telesaadet mõni aeg tagasi luuletajatest, kus öeldi, et kõige suurem enesetapu protsent ongi luuletajate kui professiooni hulgas, et äkki see ongi sellest, et see ongi nii. Ma arvan, et seal on hoopis teised taustad, et need inimesed, kes tegelevad luuletamisega, et see ei ole päris normaalne tegevus tänapäeva ühiskonnas, et seal sa riskid nagu üldse kogu oma eluga või see kuidagi mul tundub, et kes tõsiselt tegeleb sellega, et palju mõistlikum on teha igasuguseid muid töid ja tegemisi, et see, ma arvan, et seal see mingi muu kontekst on see, mis selle määrab. Aga oma plaadifirmakesse oled sa suutnud haarata juba aega tagasi puuluubi või õigupoolest oled sa seda puuluubiga koos nii-öelda arenenud ja teda omalt poolt nagu toetanud ja pumbanud. Aga kuidas sa üldse puuluubini jõudsid või kuidas, see on ju praegu nii suur hitt ja kõik teavad ja inimesed kaifivad õudselt seda nähtust, on ju. Et kuidas sa seal nende protsessidega jõuad siuksesse kohta? Tegelikult peab hästi kaugelt pihta hakkama, et seda jõuda sinna tänasesse päeva välja, et aga kui proovida seda lühidalt teha, siis Ramo on mu puuluubis üks liige. Ramo Teder on mu lapsepõlve, võiks öelda sõber, tegelikult mu nagu venna sõber, aga mina noore punkarina hängisin kaasas ja me jäime nagu suhtlema ja siis tekkis plaadifirma Coffee Records koos Hannes Praksi ja Tanki kunagise osaniku asutaja Jaanus Tammega ja Pastakas oli siis Coffee Recordsi artist, kuna Hannes ja Ramo olid üldse nagu parimad sõbrad noorpõlves. Ja kui lõpuks Coffee Records nagu hääbus ja Pastakas jäi natuke nagu ripakile, siis mina olin selleks ajaks teinud Unaviksi laadifirma ja Pastakas tuli sinna üle. Ja tema kui pool siis puuluubist oli kuidagi üsna orgaaniline, et kui tema areneb sinna puuluubi liikmeks, et siis, et äkki see võiks olla ka Unaviksi järgmine artist, et ma kusjuures konkureerisin ühe Saksa labeliga tookord, aastal 2017 oli see vist, ja tegin lihtsalt parema diili. Nende kasuks siis, et nad tõsiselt kaalusid ka seda Saksa varianti. Ja sealt peale on see koostöö nagu, ta algas lihtsalt sellest, et annaks koos plaadi välja, aga tänaseks päevaks on see palju põimunum nagu peekon, et seal on ikka neid asju, mida me koos mõtleme või teeme, on lisaks sellele plaadi kirjastamisele nagu teisigi, et sotsiaalmeedia poolega tegelen ma päris palju, eriti nüüd, kui see Eurovisiooni pull nagu plahvatas, et siis katsun neid aidata. Kas lähed kohale ka või? Vist ei lähe. ERR võttis neid akreditsioone endale ja portsu, et siis et ei jäänud väga palju valikuid, kes saab minna kaasa. Sinna backstage'ini välja, et ma saaks minna küll sinna kontserdile kohale, aga see, siis võib sama hästi juba telekast vaata. Aga et see puuluubiga koostöö on tõesti huvitav reis olnud, et nad ise ka ju, pole tõrna aimu, kui me esimest plaati tegime, et kuhu see lõpuks siis jõuab või jõua ja kui see kevad nüüd tuli veel see Eesti Laulu võit, siis keeras nüüd veel uue vindi peale. Nii et võib öelda, et ega sa väga ei valigi, et nad ise tulevad kuidagi sul külge. Mul üldiselt on põhimõte olnud see, et
mulle just meeldib nagu mulle nagu millegil põhjustel oluliste artistide alguse juures olla, et see anda nagu aidata seda esimest plaati välja anda ja kuidagi seda teekonda nagu alustada. See, kui Mari Kalkun vist oli sul ka, Mari Kalkun on üks näide jah, et see, kui nad lõpuks kuskil mujal lõpetavad, see on minu poolest täitsa fine, et mulle meeldib pigem olla selle, algus on kõige põnevam osa alati, et siis on kõik on kuidagi uus ja otsinguline ja kõik on nagu heas mõttes nagu elevil ka, et see. Aga palju sa seal kaasa räägid, ütleme, esimese plaadi tegemine, et palju sa seal protsessis nagu ise näppu pidi sees olnud? Ta ikka on niimoodi, et muidugi loomulikult muusikat teevad nemad, kõige olulisemad loomingulised otsused, mis puudutab muusikat, on kõik nende tehtud, nemad on autorid, aga lugude valik, lugude järjekord, teatud miksimise mingid nüansid võib-olla, et kas... Sa oled ikkagi produtsent? Ei ole, seda mitte, aga lihtsalt nagu kui on mingid teatud etappides loomingulised otsused või mingisugused arutamise kohad, kus nad ise võib-olla kulus ka mingi natuke kõrvalpilk ära, et siis nende kohtade peal pigem, et mingil määral, ja pluss siis kuidas kujundus on ja muisavideod on oluline osa sellest nagu komplektist alati ja siis kogu see promo pool, et nende puhul ka nagu välispromo, et nii et kõik, mis ei puuduta nagu loomingut otseselt, igal pool on sinu nähtamatu käsi püüab kinni, kui mingi asi kukkuma hakkab kuhugi. Kontserditega ma ei puutu peal üldse kokku, okay. Et plaadihituskontserdid on nagu eraldi case, sellega me tegeleme ja proovime neid teha kuidagi nagu erilisemalt enda omasid või nagu, et see ei ole lihtsalt palgat tellitud esinemine, aga muus osas küll jah, et mis puudutab sotsiaalmeediat ja veel mingid aspekte, mis ei tule kohe meelde, kuna see on niivõrd nagu siuke hügieen. Aga palju sa saad seal rakendada nii-öelda artistide promomisel sellist igapäevatööst tulenevad siis know-how'd või mingit oskusi, skill'i on ju, või on see just selline nagu teistmoodi selline, ütleme siis klient, et sa nagu teedki meelega nagu teistmoodi, et ei rakenda neid samu nüansse, mis võib-olla igapäevatöös. Pigem jah, teed rõõmuga nagu teistmoodi jah, et ütleme, et selle kui sa vaatad muisavideote eelarveid versus mis võimalustega me saame opereerida nagu tankis, mis tiimidega ja nii edasi, et siis need on kaks täiesti absoluutselt äärmust nagu, et me oleme Eesti tasemel tankiga, ma arvan, teeme nii ja produktsiooni teha saab, aga Õunavik siis me teeme hoopis teiste vahenditega sama asja nagu muisavideo, aga lihtsalt need mastaabid on niivõrd erinevad, et me teeme Taaviga kahekesi otsast lõpuni põhimõtteliselt, et mis puudutab seda muisavideo poolt. Et pigem ta on nagu mõnus vaheldus sellele tanki ja pigem mul kohati tundub, et ma õpin nagu Õunaviksi tehes nagu, kuna pilt on avaram, ma olen ka ise nagu tellija rollis, nagu kliendi rollis natuke nagu, et siis ma näen nagu seda tervikpilti kohati nagu paremini. Ma näen reklaami mõju näiteks. Ma näen seda, et kui plaat tuleb välja ja kui ma teen mingeid lükkeid, reklaami midagi, siis ma ise ka kliendina näen seda, mismoodi see mõjub ja kuidagi see pluss nagu PR, millega me nagu tankis nagu väga palju ei tegele, et mis on äärmiselt oluline osa nagu Õunaviksi tegemise puhul, et saada nagu meediasse, ajakirjandusse ilma maksmata. Et see kõik... Anu saatesse. No jah, just nimelt. Põhimüügi kohta. Täpselt. See just kiso värk ausalt öeldes kõlab, et sa oled ise tellija, ise täitja, ise mõõdad, ise mõtled välja. No ta on natuke jah nagu siuke poe mängimine või lähed, et see nagu... Aitäh, palun, ja lähed teisele poole leiti. Jep, aga see teeb selle mõnusamaks ja ta kuidagi ikkagi avardab minu jaoks nagu pilti. Aga kas artist on teenus või toode? Või jah, mitte kas toode või klient põhimõtteliselt? Ta pigem on eelkõige sõber või ma enamasti jään tegema koostööd nendega, kellega on hea inimlik klapp. See minu arust hea põhjus, töö, kodu, kogu see rutiin, mis eriti kui nagu lapsega koos on, kipub ikkagi üsnagi ühes rütmis olema, et see on nagu hea põhjus õhtu kokku saada, midagi arutada ja kuidagi nagu suhelda väljapoolt seda neid üsna konkreetseid skeenesid, kus me nagu igapäevaselt oleme, et mul on olnud perioode, kus mul on nagu mitu kuud nagu rahulikum labeliga ja ma tunnen, kuidas ma
hakkan nagu siis otseselt manduma, aga nagu kuidagi kitsaks läheb nagu olemine, et see, ma tunnen, et see on nagu vajalik täitsa. See on nagu bändi tegemine mul näiteks, et kui seda tükk aega pole olnud, siis on siuke tunne nagu mingi osa oleks ära lõigatud, on ju. Aga sa ei ole kunagi bändi teinud või mingit instrumenti mänginud või? Ma olen, ma ei tea, mitut, kas mingit äkki 3 bändi teinud või? 2 kindlasti. Isegi mingid väiksed reliisid on, digireliisid sai ära tehtud. Aga see oli nagu pigem lapsepõlve pikendus või. Ma olen üsna ebamusikaalne, ma ühtegi pilli ei mängi, aga laulsin ühes bändis ja teises laulsin siis ansamblis Flower Window ja teises oli see aeg, kui tulid kompuutrid ja esimesed muisaprogrammid SoundCloud ja siis tegime, Pastakas tegi ka osa lugusid minu vanemate kodus selle arvuti taga, mille isa ostis meeletu raha eest ja siis seal käis see katsetamine ja õppimine siis nende nii-öelda elektroonilist sükse eksperimentaalset mussi tegime, et selle bändi nimi oli Tuljak. Tabav. Aga sinu enda taust, enne kui sa tanki tulid, olid sa ajakirjanik? Ma olin 3 aastat ja töötasin ajakirjanduses. Täna võib vabalt öelda, et sa oled üks Eesti reklaamfilmide kunn. Kuidas see käib? Kuidas sa sinna jõudsid? Kuidas see nüüd niimoodi läks? Nojah, kõigepealt see kunn öelda kindlasti on nagu palju, et tegelikult kunnid on ikkagi, ma ütleks, need režissöörid, kes meil seda tööd nagu teevad, et me oleme need koostööpartnerid, kes aitavad siis mingist ideest jõuda siis sinna võtteplatsile, et aga lihtsalt mind õudselt erutab kogu see reklaam, üldse filmindus ja kogu see nagu see pool, et see jälle peab vist natuke kaugemalt tulema hakkama, et see natuke kuskilt lapsepõlvest, mul oli parim sõber oli tema ema oli Jugalas primadonna Leila Säälik ja kasuisa siis oli Peeter Tammeru, kes oli Jugala kunstiline juht või pealavastaja, mis see amet täpselt ongi. Ja ühesõnaga, meil oli full access nagu teatrisse, Viljandi väike linnega, seal nagu väga palju tegevust võib-olla ei ole, mis oleks nagu huvitav ja siis me tolgendasime seal teatris, olime väiksed rollid, nagu lastena mängisime mingi katkuhaigeid lapsi ja mida iganes. Sai popi isegi kusjuures selle eest. Katkuhaid. Jep, 15 rubla oli tükk äkki või midagi tüüpist. Et saime seal hästi palju aega veeta ja mulle nagu kõik, mis toimub laval, muidugi on ka omamoodi nagu tore, aga õudselt mulle meeldib näha seda, mis toimub lava taga, mismoodi see rekvisiidivärk, mis need näitlejad teevad seal siis, kui parasjagu nende rolli pole peal. Mu isegi on üks näidendi kontseptsioon, mille ma pole suutnud ära kirjutada, aga on see, et teha näidend sellest, et kui toimub laval näidend, mis toimub lava taga näidendi ajal. Sest seal need, kes on peaosas on ju laval, need üldse seal lava taga nagu, need ei saa olla nagu laval. Aga need, kes väikseid sussakaid teevad, need on peaosas seal lava taga. Nemad räägivad seal oma anekdoote ja nad on kunnid seal. Et selle peale nagu kellelgi selle mõtte peal mingi oskab selle hästi kirja panna, siis palun väga. See kõlab nagu film lausa. Täpselt teeb. Jep, et mul on see kontseptsioon veel edasi arenenud ka, kuidas veel teha 2 laval seda asja. Üks on nagu see, mis toimub laval, teine see, mis toimub taga. Siin sa pead 2 korda käima teatris, et ära näha mõlemad pooled. No võt, et ühesõnaga see juba siis oli nagu minu jaoks kõige huvitavam osa, nagu kui et mis sa Viljandis teed, siis jälle lähme teatrisse vaatame, mis seal toimub. Et see kuidagi sealt tuleneb siiamaani, et mulle meeldib näha, mismoodi seda tehakse seda filmi ja mida nagu keerulisem ja nagu ägedam produktsioon, seda põnevamaks see muidugi läheb. Ja seal juures ei ole see kohati absoluutselt glamuurne, sest et see kõik see külmetamist ja mis seal kõik on toimunud. Passimist räigelt ja lõpuks midagi ei tee, päev otsa lihtsalt püsti jalu ja jõhkralt väsind on ju, aga ikkagi see kuidagi tuled sellest välja, siis varsti tahaks nagu jälle mingi süke teatav mingi narkootiline element on selles. Et sealt see nagu tuleb, et see köögi pool lihtsalt kuidagi tundub nii huvitav ja muidugi lõpptulemus on ka see on vaata kui terviklik meedium või et seal on nagu mänguruum, see storytellingu võimalus on seal nii äge, et võib-olla öelda, et see protsess isegi inspireerib sind nagu tervikuna või?
jah, seal on teatud siuksed etapid, et noh, näed esimesi ideid ja siis kuidas režissöör nüüd selle enda nägemusse paneb ja see kõik, noh, seal on palju siukseid etappe ja siis näed platsil, mis siis sellest kõigest saab ja see esimene montaaž on, et mis kõik on nagu lahedad asjad nagu läbi teha ja kui see veel kõik nagu enam-vähemgi õnnestub, et siis lõpptulemusena jääb asi, mida on, ma ei tea, 20 aastat hiljem ka päris huvitav nagu vaadata, et. jah, ometi tankise tulid kopina alguses, siis ei olnud filmis aisugi meil ju. Tulin jah kopina, põgenesin ajakirjandusest, tundsin, et ma põgenesin, ega tulin selle ettepaneku peale, et ma ise tegelikult ei olnud kuskile põgenemas, aga kui ma selle võimaluse sain, siis ma hakkasin nägema seda voorust selles ametis, et kui ajakirjaniku pead sa päevast päeva suhtlema inimestega ja suhtlema ka võib-olla inimestega, kellega võib-olla sina ei viitsi suhelda, tema ei viitsi sinuga suhelda. Eriti sel ajal, ütleme seal aastatuhande vahetusel oli ajakirjandus kuidagi sellises faasis, et ta oli suhteliselt nagu põlu all või kuidagi nagu see ei suhtutud väga hästi ja siis ajakirjanikesse, mina olin see järjekordne lapsajakirjanik ka, päris noorelt sai alustatud ülikooli kõrvalt, et siis maine ei olnud väga kõrge ja kohati oli üsna väsitav see, et sa pead peale käima, et kuule, teeme lugu, on ju, et siis ma nägin, et seal copywriterina saan istuda seal kuskil kapi taga ja kirjutada oma mingeid lahedaid tekste ja keegi ei sega ja nii. Noh, mis tänaseks päevaks on lõppenud selle 5 koosolekut päevas asjaga, aga seal on inimestel motivatsioon suhelda, et kahel pool lauda on inimesed, kes kõik tahavad mingit asja ajada, et see on selles mõttes nagu meeldivam minu jaoks. Suhtlus, keemia värk, et on tellimus ja on soov täita ja protsess, jah. Jep. Aga kui sulle see filmi ja see produktsiooni osa nagu väga nagu meeldib telgitagused ka, et aga ei ole tulnud mõte, et kuidagi produktsiooni poole peale üldsegi üle kolida sellisel juhul? Täispikka filmi tegema hakata. Just meeldib see piisavas koguses niimoodi, et täpselt nii, et mul abikaasa töötab ka filmiskenes kostüümide seal osakonnas ja ma näen, kui tohutult kurnav see on, et see meie töö on ikka selle kõrval vaimselt küll üsna stressirohke, aga ta on nagu füüsiliselt see üsna normaalne elurütm, mis meil on, et ma hindan seda päris kõrgelt, sest et see kui näiteks 2 täispikka filmi sul üksti otsa satuvad, siis ma ei tea, müts maha kogu selle skeene inimeste ees, kes suudavad seda rallit nagu kaasa teha, et 30 päeva järjest olla nagu võtteplassil 12 tundi päevas, et see on omaette maraton. Et selles mõttes tore on seal aeg-ajalt nagu nina pista sinna, et pluss teine asi see, et mul on tohutu aukartus tegelikult nagu disainerite disainitöö ees ja režissööride ja režiitöö ees, et mis viga on kõrvalt arvata, et kuule äkki nii või naa, et sa näed mingisuguseid valikuid ja asju, aga hakata nullist selle protsessiga pihta teha neid otsus. Disainerina on sul iga liigutus on otsus, on ju, ja režiina jälle teistpidi, kui kompleksselt sa pead kõike nagu haarama ja nägema ja siis lõpuks platsil sul on see üks võttepäev. Ja sa pead tegema, et sa pead olema nii, et sa kõik saavad efektiivselt kätte, et näitlejale õigeid suuniseid, kõik asjad peavad töötama, on ju, ja sa oled see dirigent seal, et mul oli korraks see võimalus, et meie ja siin partnerrežissöör Arun Tamm oli, kas läheb nüüd lapsega sünnitusmajja, et laps hakkab sündima naisel või saab tulla platsile ja siis oli korraks see Arun, et kuule, piusid, nad saavad päris hästi hakkama, teise ära äkki, on ju. Siis ma sain aru, et korraks oli isegi süke, et päris huvitav võimalus, on ju. Ja siis ma sain aru, et ei, ma aukartus on liiga suur, et seal kõrvalt kobised on leid põnnama. Aga täis filmi mõtteid ei ole pähe tulnud või? No nüüd on ju see teatrifilm. No see on teatritükk. Teatrifilm. Tagumine lava. Ei, sükses nagu režiilises plaanis, või ütleme nagu stsenaarses plaanis. Mingid ideid on läbi käinud küll elu jooksul ja kunagi ma olen kirjutanud ka paar eksperimentaalset näidendit, kus on rohelise konna käed, näiteks oli üks mingi süke. Aga tegelikult tõsisemalt nagu, et mingid päriselt mingid filmi, täispika filmi, et ei ole, et lühifilmide osas oleme küll, oleme Taavi ehk Spanski kinoga, meil on üsna konkreetseid lühifilmi mõtteid olnud, aga lihtsalt
kõigil on ajapuudus ja oleks selline kuu aega, kus mitte midagi tegema ei pea, et siis hakkaks võib-olla selle peale tõsiselt mõtlema. Et on olemas ja siis nagu rääkis täispikast, siis tegelikult on taustal käimas täispika puuluubi doki tegemine. Et kus ma olen ka tiimis otsapidi sees, mis roll mul täpselt on, ma isegi ei oska öelda, Taavi on režissöör. Aga kuidagi ma olen ka selles protsessis nagu osaline ja on huvitav jälgida, mis sellest saab, mis sai ka alustasime siis, kui nad arvasid, et kõik see on nii kaua tore, kui keegi Krõtsis neid ära ei tunne, et see bändi tegemine, et Eestis on see kuidagi veel võimalik, et saad ühildada oma tavalist elu ja siis seda ja tänaseks päevaks lähed kuskile muisavideot tegema, siis on järjekord kuskil Paala Ärveres Viljandis, et saaks fotot teha nagu, et 2 võtte vahel. Et see on jõudnud sinna punkti, nii et palju õnne neile. Varsti on turvamehed ja värgid. Nüüd siis Eurovisioonile, et sellest Euroopast kõrgemale ei saa, jah. Tähelepanu mõttes, jah. Et ei põgene enam ära ka kuhugi välismaa baari niimoodi, et keegi ära ei tunne. Ai, praegu veel, ma ei tea, seal võib-olla kui see Eurovisioon ära saaks võetakse. Siis ma ei tea, mis see nagu tähendaks, aga muus osas ikkagi ümber maailma on ikka tiirutanud üsna konkreetse selle skene, nagu see maailmamuusika skenes, et see on siuke sõbralik, väike globaalne küla, jah, et Sa ütlesid, et sul disaini vastu on aukartus ometi igapäevaselt, sul ei jää midagi muud üle kui disaineritega seal maid jagada, et mis su suhe on üldse disainiga? Ma selle mõttega just, et jah, sul on küll aukartus nagu nii-öelda disainerite töö ja nii-öelda teiste nende režissööride töö, aga just see nagu vaade disainile, nii et sa ise ei disaini, et mis suhe sul sellega nagu on ja kuidas see tekkinud on selline, nagu ta sul on? No hästi palju on tank kindlasti seda suhet soodustanud, et lihtsalt tankis on see väga oluline osa tööst, meie töö on, ma ei tea, 80% osas visuaalne, eks ole. Et kui oleks pakun, et kui ma oleks jäänud sinna ajakirjanduse valdkonda edasi, et seal ma ei oleks nii süvitsi selle peale kunagi pidanud nagu mõtlema, sellega tegelema. Ehkki teoreetiliselt või ma otseselt ju ei kujunda, aga suhtleme tõesti igapäevaselt kujundusteemadel oma disainerite ja klientidega, et ma õudselt nagu hindan ja austan nagu head disaini, et mulle ikka pigem meeldib siuke nagu puhtus ja lihtsus, selles mõttes nagu, et siukse minimaaldisaini austaja, aga jah, et see suhe nii kaua on ta hästi lihtne, kui sa pead teiste tööd lihtsalt kas siis arvustama või imetlema või kiitma, et ma ise olles siin paar siukest hästi ääreala õunaviksi plaadikaant, kuna lihtsalt see on niivõrd niši mingi MP3 reliis olnud, et ma lihtsalt ise pannud mingi hästi lihtsa fondiga mingisuguse artisti nime mingi foto peale. Juba siis ma saan aru, et wow, see ma näen, et see et see näeb amatöörlik välja, aga las ta olla, ta ongi nii mõeldud võib-olla. Et siis ma nii palju kui natuke enne servapidi puutan, siis ma saan aru seda, et see on kõva sõna, kui inimene tunnetab ja tajub nagu disaini, et kuidas seda tehakse. Ometi sa pead neid valikuid tegema, eks? Jaa, aga mulle tundub, et see on, kui sul lihtsalt enam vähemgi elementaarne hea maitse või vähemalt mingi maitse on ju, et siis seda on, ja ma loomulikult hakkan seda arendanud on ju, et aga see on suht lihtne, kui sul on 3 fonti kõrvuti, ma arvan, et ma saan aru, milline neist minu meelest sobib ja ilus on, et selles mõttes on see väga nauditav, on see töö, kus sa teed lihtsalt teiste tööd ja valikuid või arvad sellest midagi, et või pakud, et äkki siit natukene tõmbaks midagi reavahet siia sinna, et kõrvalt on nii palju lihtsam anda tagasisidet või hoida dialoogi, kui sa ise tegelikult aktiivselt päriselt seda ei tee. Teil on vaata see disainikogemus ja te näete seda poolt ka, mina seda pole nagu sellisena ei ole, et ma lihtsalt olen kõrvalt targutaja olnud. Tark mees taskus. Jep. Ja kobiseda. Aga Oden on küsinud kalambuuri asju alati reklaamitegijate käest. Jah,
no eks ma ju tean, et nagu, et see kalambuuri lemb ka oled, on ju, ja sõnad sulle meeldivad eesti keele. Aga vaat see, et kuidas seda nagu siis reklaaminduses on nii-öelda kasutatakse, mõnikord pannakse ikkagi täitsa üle sellega, mõnikord on see noh, minu arvates on ju, et mõnikord on mindud nagu lihtsalt vastupanu ja tehtud lihtsalt mingi kalambuuripõhine lahendus on ju, et olgugi, et võib-olla seda üldse ei olnud vaja. Et kuidas sina sellesse suhtud just nagu reklaami vaates siis? Jah, sellest on hästi palju meie valdkonnas nagu juttu ja diskussiooni olnud. Ma arvan, et diskussioon on väga vajalik, sest et ma olin ise paar aastat tagasi reklaamisürii esimees, kui meie laua taga oli väga meeldivalt konstruktiivne arutelu selles osas. Noh, mingite tööde hindamisel tuli jutuks, et kas see nüüd on, kui kõrgelt seda nüüd väärtustame või mitte, eks ole, et iseenesest muidugi lahe nali, paneks kulla ära või siis see, et järjekordne kalambuur ja noh, tõstame ta kõrvale, sest et kui me vaatame nagu rahvusvahelist pilti, siis see absoluutselt ei lendaks mitte kuskile. Et noh, need kaks äärmust on, kus see nagu pendeldab. Ja noh, mõlemal on omamoodi õigus, et see sõltubki minu meelest kontekstis sellest, et noh, mis see eesmärk parasjagu on, kas eesmärk on teha rahvusvaheliselt nagu känniväärilist tööd või eesmärk on teha, ma ei tea, Viljandi Männimäe Maxi Marketi puhul kohalikele nalja, on ju, et kumbki pole nagu halb iseenesest ja ma pigem üldiselt ikkagi suhtun positiivselt, sest et noh, parem hea kalambuur kui lihtsalt mingisugune magedus, et vähemalt on mingi vaimuvälgatus seal sees, et noh, me näeme ju tohutut massi täiesti mõttetut sükest noh, banaalselt igavat reklaami, mida ma tegelikult ise ei jälgi, aga ma olen kursis, et see tele-eeter on seda täis. Et selles mõttes sellega võrreldes on omal kohal ikkagi hea kalambuur. Et muidugi sellega pingutakse kohati üle, aga parem see, kui lihtsalt mingi mõtetus. Noh, ta peab asjakohane olema, eks, et see on nagu vist see põhiline kriteerium, et kalambuuri pärast nagu vahest kohtab neid, siis on noh, Jah, kuigi vahel on ka mingi täiesti sürrealistlik. Ma ise olen mul on portfoolios mõned sellised juhtumid ka ja on ta nüüd omal kohal või jälle, ma ei tea, aga ta on lõbus nagu, et see ärdab tähelepanu vähemalt. Kuuks priiks. Kas reklaam on rohkem meelelahutus või pigem mõtlema panev siuke asi sinu jaoks? Ma omas peas tihti peale millegi pärast võrdlen reklaami ja kunsti, kuna seal on mingid seosed olemas ja samas nagu ei ole ka, et on ka erinevad asjad. Ja mulle tundub, et reklaam, kui me neid kahte lauale paneme ja vaatleme, siis pigem võiks olla see meelelahutuse osa. Et kunsti minu meelest taotlus ja eeldus panna inimesi mõtlema ja nägema teistmoodi ja kuidagi avardama selles mõttes maailmapilti on olulisem minu meelest seal see pool asjast. Ja siis on olemas ka mingid meelelahutuslikku kultuuri, mis jällegi on süke nagu ka oma koht on tal ühiskonnas, aga ta ei ole nii oluline. Et reklaami puhul ma nagu ei ajaks taga nii väga seda tohutut, et nagu, et oleme sotsiaalselt kuidagi mõtlema panevad ja nii enam. Ma arvan, et las see jääb. Mulle tundub, et las see jääb nagu sinna, kus et ütleme ühiskondlik diskussioon ajakirjanduses ja mingisugune mõtlema panev, mingisugune teateetendus ja seal on see nagu rohkem omal kohal kui reklaamis. No mingi vahe oli see ju need Raging Bull seal või see Wall Streetil see tüdruk seal pulli ääres ja mingi Libresse ja mingi kampaaniad, mis kus on ka valusaid feile olnud nagu päris mitmeid on ju, et see kuidagi see üleüldine väsimus, mul tundub, et on ka ülemaailmselt jõudnud kohale ja viimased kännid räägitakse, et huumor on tagasi ja lühike tabav nali näkku. Ja mina seda väga ikkagi tervitan, sest et asi hakkas vahepeal ikka jube igavaks ja süükseks nagu pisara kiskumiseks. No ja kõike kokku see nii fake ja süke Ega kui mingi domestos hakkab kuskil sõna võtma, et mingite õiguste eest seisma, et siis ja sinna otsa tuleb mingisugune domestos, et siis on nagu tiir tehtud, aitab nüüd. Jep, ja mul natuke selle kohta on hea meel, et Eestis asjad kipuvad vahel nagu vaata delay'ga jõudma,
ja siis, kui see hakkas nagu meil lõpuks nagu noh, et enam kõik kliendid meil ka otsapidi tegelesid sellega, see hakkas juba vaikselt ära minema see moest ja kuidagi nagu ilma väga võib-olla analüüsimata ja kokku leppimata koostöös on kuidagi kliendid nagu väga enam ei telli nagu, noh, et see on nagu tore, et on jõutud sinna minu meelest, et reklaami puhul ma ikkagi näeks, et me rohkem vaatame nagu inimese vaatenurgas, kes seda lõpuks peab kuskilt telekast või välimeedias nägema ja ma arvan, et kui me nagu hästi meelt lahutame ja seal juhul mingi toote nagu selgeks teeme mingi argumendi või mis iganes asja, et siis noh, päris hästi on juba, et. Mille üle sa ise oma töös või millise töö üle sa kõige uhkem oled või mida sa ise enda benchmarkiks pead? Me räägime siis reklaamist. Ma olen toonud, seda küsimust on vahel olnud ka kuskil tudengite ees ja niimoodi, ma ikkagi olen toonud selle näite ja ma arvan, et praegu seda miski otse vist ümber ei lükka, et kõige põnevam ja huvitavam minu jaoks igasugused koostööasjad, nagu kui väljaspoolt mingi oma valdkonna, on ta siis režissöör või mingi muu nagu valdkonna inimene, et väga heade tegijatega teha koostööd väljaspoolt nagu maja on nagu kõige põnevam osa kuidagi minu jaoks ja nendest omakorda ikkagi Kaido Olega tehtud, Nordea Pangal tehtud Ole Kaido Ole oli siis see projekti nimi ja kus me tegime siis nagu Kaido maalidest sellise kollaaži, kus sa saad ise tema objekte maali peale nii sättida, nagu sa tahad ja sellest tekib justkui sinu enda versioon Kaido Ole maalist. Et see oli esiteks äärmiselt lahe koostöö ja tutvumine Kaido Olega, kellega on nagu siiamaani suhtleme ja on väga, väga lahe nagu maailma asju arutada. Et temaga seda kõike läbi teha ja seal ju klient oli selle juures kõige juures nagu nii mõnusalt kuidagi laskis teha, andis head vabadust, siis see on ikkagi siiamaani nagu ka lõpptulemuse mõttes nagu natuke ületamatuks jäänud minu jaoks. Mitte me seda hullult üritaks, sest see oli nii veider asi, et seda ei maksagi teist korda sellega mõtet nagu proovida teha. Ja lõpptulemus on veel see niivõrd nagu kummalisse kohta jõudnud, et Kaido ütles, et on need maalid hakanud, need nii-öelda maalid hakkanud mingit oma elu elama, et kohati inimesed, kelle kätte need jõudnud on, ei saa enam aru, mis asjad on, kelle omad, kas see on Kaido Ole töö või mis asi see on, et see näitab selle asja ja Kaido ütles ka, et see on niivõrd veider asi, et see on kohati veidram asi, kui need tema enda maalid, et jõuda nagu ühe suure nagu ühte panka teenindades jõudnud mingi siukse tulemuseni jõuda, mis kokkuvõttes veel toimis väga hästi kingitusena, et see on lahe asi, mida nagu on tehtud. See on see koht, kus reklaam ja kunst said kokku ja väga raske on öelda, kust maalt üks on teine või ei ole, et jah, need sümbioosi asjad on nagu ägedad. See on lahe asi, meil on ju õnneks üks eksemplar on kontoris seina peal ja aeg-ajalt tõstetakse neid magneteid seal ümber. Kolime selleks äär peal prügimäel ennand, aga õnneks saime hea ole. Oleks öelda omaette happening. Jaa. Aga mis sinu jaoks on nagu hea reklaam, mis teeb reklaami jube heaks? Kui me siin just rääkisime kunsti ja reklaami võrdluses, siis et ma ei ütle, see teeb reklaami heaks, aga alati ei pruugi nii olla, aga ütleme, kui reklaamil on kunsti tunnuseid, et see on nagu äge ja tihtipeale need ka toimivad reklaamina väga hästi, aga alati ei pruugi. Aga ütleme, on mingid tööd ja mingid reklaamfilmid, kui lõpus võtta selle kliendi logo ära ja sõnum, midagi eriti nagu teose mõttes, selles mõttes ta toimib ka lihtsalt kunstiteosena, päris hästi toimiks, kui ta oleks kunstiteosena nagu see tehtud. Ta on tehtud reklaamina, tal on oma funktsioon olnud, aga ta oleks väga nauditav. Mis iganes see, eks? Jah, et sa võid seda kodus luupidega lihtsalt selle asja endana ja vaadata, paneme ühe korra veel, see on nii lahe. Et selles mõttes... Või nagu Benettoni kampaaniad vanasti olid, eks ju, et puudutasid ühiskonda, samas reklaamisid toodet ja kolmandaks olid suurepärased fotod, eks ju, või fotokunst. Jah, et see on ikkagi minu meelest selle hea reklaami tunnusmark, et kui ta on nauditav ka lihtsalt asjana, ilma et sa mõtleks, et see on reklaam. Aga räägi, mis on sinu kõige veidram asi,
mida sa reklaamima oled pidanud või reklaaminud oled või kampaania, mis on sinu meelest kõige veidram, mis sa teinud oled? Mul kohe seda isegi tule nagu meelde, mis on kõige veidram toode või teenus, kuigi kindlasti on ka kummalisi juhtumeid selles mõttes olnud, aga mul lihtsalt meenub kõige kummalisem reklaamikampaania, mida on isegi reklaamikampaaniaks ka vist imelik nimetada, aga oli kunagi mis iganes valimised, need olid umbes 15-20 aastat tagasi järjekordsed äkki siis Riigikogu valimised, kus toonane Tere, vist peamine omanik Oliver Ruuda oli ta vist äkki siis, et otsustas, et tema ei taha näha päevalehtede esikaandel neid poliitikute nägusid ja neid lolle lubadusi ja loosungeid. Et on ta siis reklaami kujul või artikli kujul, et ta tahaks natuke puhata sellest, et siis ta ostis ära, kas oli mingi 2 kuu päevalehtede esikaanet ja andis meile siis, et pange sinna mida iganes nagu, et tehke midagi Terele. Ja siis me pakkusime välja, et teeks ükseid nagu jutumärkides nagu uudiseid või esikaane lugusid, kus siis peakangelaseks on Tere tooted ja ma otsisin siit nüüd enne siia tulekut, otsisin välja, et seal oli siukseid asju, kus lihtsalt oli nagu mingi tootefoto ja siis oli nagu headline valgel taustal, nagu kaane lugu. Ja siis oli näiteks siukseid, kus oli pealkiri oli siis psühholoog : toorjuustu ja hapukurgi ja toorjuustu, hapukurgi ja tilliga võib rahulikult sinatada. Siis oli kodujuustu, nagu siuke pilt oli, siis juures oli tige tihane ründas rasvavaba kodujuustu. Siuksed esikaaned olid suured rasvased peakirjad. Või siis, et valitsusel on juhe koos kodujuustuga on kõik tipp-topp. Et sellised asjad ja neid ilmus iga päev esikaanel. Hommikul tuled tööle, vaatad jälle, ongi esikaanel. Siis tuli neid iga päev genereerida ja tihti peale ikkagi, esimesed mingi 2 nädalat tuli nagu päris, lõbus oli nagu. Ja siis kuskil ma juhe hakkas nii kokku, see on nii sürr nagu, et kus need piirid üldse on või mida me veel teeme. Ja siis sai nagu neid kütetud, nad midagi sellist nagu, et juhtub ka mingisuguse reklaami tegemise käigus nagu lahe. Seal tuli sinu see ajakirjanduslik taust ilmselt ikkagi kasuks olulisel määral. Jaa, see oli, siis ma olin üsna vähe reklaamist töötada jõudnud ja oli äärmiselt lahe teha siis neid nii-öelda esikaane. Ajakirjanduses on nagu, sa võid selle 3 lehekülge lugu valmis kirjutada, aga põhiasi on see, mis sa esikaane lauseks paned, kas müüb või müü. Et nende kallal nuputati nagu hullud on ju hästi tõsiselt ja siis järsku sa saad teha siukseid nagu täiesti lambi esikaane uudiseid. Et lahe. Aga tuleb selline aeg tagasi või ei tule kunagi või tuleb teistmoodi? Mingil omal kujul ikkagi aegalt ju esineb, et on küll jah läinud ratsionaalsemaks tegemine, aga tegelikult samas kui vaadata, kui natuke nagu linnulennult vaadata kas või mingid Elisa klippe, siis seal on mingi ratsionaalne point, miks nad nii täpselt tehtud on, aga kokkuvõttes on see suht ikka fantaasia, mis seal toimub, et see, mida oleme saanud seal mõelda ja teha, nii mõnigi täispika filmi tegija ütleb, et saaks Eesti filmis selliseid asju teha nagu, et antaks võimalusi, et Pääro kuskil kosest alla ja mingid standid on kuskil Skandinaavias kohal ja et mingitel kujudel ikkagi esineb seda tegevusvabadust ja mängulusti, mida saab nagu, mina ei tunne, et me oleks nagu tohutult ahistatud, et sellest on minu meelest juttu rohkem, kui mina seda isiklikult tajun. Jah, sellest on päris palju juttu, aga eks see frustratsioon ilmselt tekib inimestes sellest, et võib-olla nagu ei kohandata neid ideid päris selle tellija võimalustega, eks ju, siis see pinge, mis sinna vahele jääb, ilmselt tekitabki selle tunde, et keegi ei austa minu loovust või ja siis tekib ilmselt see vastureaktsioonina süke, et kõik on nii piiratud, et mingis mõttes. Aga piirangutest rääkides, et on 2 koolkonda, eks ju. On need, kes ütlevad, et piirangud on head, sest et need võimaldavad luua täiesti erilisi asju. Ja teised ütlevad, et fuck piirangud, et tegelikult kui oleks piisavalt vahendeid, küll siis, et siis saab luua. Et kummas, ma saan aru, et Unavik siis oled sa pigem selles esimeses parteis, on ju, aga reklaamiloojana? Ma ei tunne kuskil alustades seda nagu
ahistatus selle koha pealt eriti, aga et kas ka piirangud on head, on ju, ma seda ka ei tunne, et piirangud mingid maru head asjad oleks, et piirangud panevad mind hullult loovalt mõtlema, et lihtsalt mõtleme nagu Õunavik siis hoopis teises, teised tööriistad on, aga põhimõtteliselt mingi piiranguid nagu sellega seos ikkagi nagu ei ole minu meelest, et see, kas meil on üks prose üleval või ei ole, see kokkuvõttes ikkagi see pulli saab teha nagu igat moodi. Aga jah, et ütleme teatud produktsiooni puhul on loomulikult oluline, et leitakse see ressurss, et teha vajalikul kvaliteetsel levelil mingit asja, on ju. Et pigem mul selles mõttes ikkagi, kui see on nagu vajalik, siis mulle nagu piirangud ei meeldi, on ju, et ja mingit asjade jaoks on vaja neid vahendeid. Et ma ei ole mingi piirangute usku väga selles mõttes. Ja sellega on see lugu ka, et mulle nagu tundub üldse, et kui me räägime, piirangud, see tähendab aeg ja raha, on ju, ressursid. Et aeg on nagunii omaette teema, on ju, seda on kogu aeg vähe, aga kuidagi saavad asjad tehtud. Et põhiliselt me räägime tegelikult, kas raha on või ei ole mingite asjade tegemiseks, et siis mulle on kogu aeg ka inimesena meeldinud, et mulle meeldib, kui raha ei ole üldse nagu teema. Et kui raha nagu ei ole kõneaine, et see, mulle alati meeldib nagu see ja ta ei ole kõneaine tavaliselt nii kaua, kuni teda on. Loogiline mingis mõttes. Et siis või siis, kui teda liiga palju on, eks ta siis jah, seda muret meil Eesti nagu ei ole. Kunagi ei ole. Et seetõttu mulle meeldib, kui teda on piisavalt, et temast ei pea nagu rääkima eriti. Et mingis etapis tuleb loomulikult see läbi teha, see võrrand ka, on ju, et mis võimalused milleski on, on ju. Aga üldiselt on hea, kui me saame asjadest rääkida, ilma me peaks nagu väga rahast rääkima. Ma kuulan praegu, et kas see on sarnane suhe sul veiniga ka, et nagu veinist väga ei räägi, aga nii palju, kui teda... Vein on ikka huvitav on teha minu jaoks. Kui ma üldse välismaal nagu, kui me korraks veinist räägime, siis välismaal, ma ei oska mitte kuskil poes käia. Mul mind ei huvita mingid riidepoed, plaadipoed ka tänapäeval pole nagu teema või minu jaoks plaat, ma otsin seda muisa kuidagi teistmoodi, on ju. Raamatud on seal nagu tihtipeale mingis kreeka keele näiteks on ju, ka seal ei ole nagu midagi väga tihtipeale teha, et veiniriiul on ainuke koht, kus ma vaatan, mingid huvitavad kreeka veinid. Sõbrad reas. Midagi aru ei saa, hakkad seal midagi uurima, on ju, et et mul on jäetud mingi koht nagu, kus on nagu huvitav siis avastada, et muidu shopping kui niisugune ei ole minuks üldse nagu teema. Eestis ma ei üldse poes, toidupoes midagi. Selles mõttes see on ikka lahedam. See võrdlus üldse ei sobiti. Ütleme, see oli väga palju tegeleks, aga see hetk seal välismaal toidupoes veidi riives on nagu põnev avastamine nagu. Ja ma mäletan, kuidas me seda muskadetti avastasime. Täpselt, siiamaani ma olen, see veini äpp on mingi Vivino, mis on, et ma olen Eestis nagu, pärast seda, kui Joel tutvustas mulle USA reisi ajal muskadee veini, siis ma olen Eestis selles number 1 veini ekspert selles muskadees. Kuskil riislingutes ja Grüne-Veltlinerides ma olen kuskil kaugel maas ja Chablides, aga selle margi peal ma olen päris tegija. Tipp. Jep. Jaa, ei, see on väga mõnus tasakaaluks. Me ei reklaami siin alkoholi, aga muskadetti võite proovida. Seal ei ole muskaatveiniga midagi pistmist. Jah. Aga reisist rääkides me oleme tõesti sinuga käinud mitmel pool. Väga palju ka erinevates agentuurides kõige muu seas. Et kas sinu jaoks vaatlejana, ega me ei ole ju seal tööd teinud, aga me oleme küll nagu nina sinna torkinud. Kas on mingisugune nagu tajutav, nagu kohe arusaadav kultuuri vahe, ma ei tea, kas San Francisco või Londoni või mis iganes, eks ju, kus me igal pool käinud oleme, agentuuridel ja Eesti agentuuri elul? Võt nendest esimestest reisidest on päris palju juba aega ka möödus, et tänaseks päevaks, kus meie kontor on nagu klubihoone, on ju, tol ajal oli mingid kohad, et siuksed vaatad, wow, tüüpidel on mingi oma maja, on ju, keldris on prooviruum. Wow, ulme on ju, et kui lahe, neil on oma baar oli ükski kellegi selle. Täna selles kontekstis, kui vaatad, minu arust paneme enamikele agentuuril nagu ära selles mõttes, et nagu sellist klubi maja nagu tank on nagu, ma ei ole eriti näinud kuskil, üks koht oli seal USAs. Et ma ütleks, et tänasel päeval ma ei näe enam, et me kuskilt väga nagu, ja ka töö spetsiifika mõttes, ma ei näe, et me väga nagu maas oleks kuskil. Isegi kui eelarved on kuskil teises kohas, siis ikkagi on saanud teha päris ägeid asju.
ja ainukene, kus ma tänase päevani midagi ikkagi olen jäänud meenutama vahel, on see Giant Day. Sest lihtsalt see mastaabi vahe, mis oli 3000 vist töötajat ühes nagu ruumis, ühes toas, jah. Kus oli omakordes samas nagu on ta nagu linn, see on nagu linnaosad, disainerid, distrikt ja nii edasi. Et see lihtsalt see mastaabi vahe, see lihtsalt nii muljetavaldav, et seal ma nagu tundsin, et wow, see on mingi muu maailm, see on mingi teises kohas, see on natuke teine planeet ja tänaseks päevaks see Eesti mõõtmetes see jääbki nagu kättesaamatuks ja las ta jääb, aga seal on kindlasti omad väga suured probleemid ja mured, kuidas seal peab töö käima, on ju, et mulle pigem meeldib see väike bändi järk, mis meil siin on, et see on nagu inimlikum ja ma usun, et see inimlikum, ega ma siin väga sügavalt sisse ei näinud seal, on ju, aga ma usun, et meil on siin see asi kuidagi inimmõõtmelisem, mis mulle nagu sobib inimesena. Mulle meeldis, ma mäletan seda kommentaari, kus kas oli see mingisugune kuller, kes viis kirju kohale või kes ütles, et kunagi ei tea, et kellele viid kirja äkki ta on juba läinud. Ja neil oli oma see nagu postkontor seal, jah, kõigil oli oma mingi postkast ja see oli crazy. Kossuplatsid ja mida iganes. Et see on ainukene, kus ma nagu mäletan mingisugust mastaabi vahet nagu ilmselgelt. Ja, ei, see ma jäin praegu mõttes see, et see, nad on alles tegutsevad või? Ja. Ja kontor on samas kohas. Plus sa näed, no siin teeme seda Apple'it on ju ja siis... Mingid lennufirmad, siis Nissanit üle maailma, seda Pepsikot terves ulatuses nad tegid. Et sa näed seal korraks seda, kus nad seal istuvad arvutite taga, siis pärast, et kuskil tuleb see Apple'i klipp, mida me kõik vaatame korra ära, on ju, et korra näed nii lähedalt sükst asja, et see oli nagu, see oli lahe. Ja, no, võt, jah. See oli lihtsalt vahemärkusena, et seal oli eraldi osakond, oli nagu raitside või muusikaraitside osakond ja inimeste, nii-öelda hästi celebrititega nagu nende palkamise osakond, et kui sa teed nagu Pepsile reklaami, eks, siis sa pead mingisuguseid Elton John'e seal palkama oma reklaami ja 4 inimest sellega tegeles. Siis me küsisime ka, et kas on raske neid saada klippi, neid A-klassi tegelasi. Nüüd see ei A-klassi ei ole üldse raske saada, et neil on väga täpne hinnakiri, et maksad milku ja umbes tuleb, on ju. Aga et kõige raskem on nende kuramused C-kategooria tüüpidega, et need arvavad, et nad on A-kategooria, aga nagu tegelikult ei ole ju. Ja siis see läbirääkimine ja siis nad pirtsutavad ja nendega pidi kõige keerulisem olema. Nii muusik, kõige asjus, et A-kategooria on alati kõige lihtsam. Nad on lihtsalt nii ajuvabalt kallid, aga kui sa selle oled nõus maksma, siis on kõik fine. Mingis teises mastaabis on Eestis natuke sarnane olukord, kus teatud näitlejad ja muusikud saavad väga hästi aru, kui nad küsitakse muusika või mingi asja kasutamist või tule mängi meile, mida see kuidas kujutab ja mida nad siis tahavad saada selle eest. Aga siis on mingid artistid ja tegelikult, kes vaata esimest korda võib-olla puutuvad kokku ja siis on, et ma ei tea, mis tegema pean, palju ma küsima pean, kuidas reageerida. Kas see üldse nagu sobib, kõlbab minu selle mainega kokku nagu, et ja hakatakse mõtlema nagu jõhkralt üle. On ette tulnud, jah. Mulle meeldivad kõige rohkem need vennad, kes tulevad, et mul on idee. Siis ütled, mis su idee on? Ma ei saa sulle rääkida, sa võtad selle äkki ära. Siis aga, mis su idee umbes on? Ei et see maksab. Palju maksad? Aga ma ei tea, mis su idee on, mille eest ma maksan. Me oleme päris mitu korda kestega kokku puutunud, siis lähemegi sõpradena lahku, nii et tema ei saanud rääkida ja me ei saanud teada. Teistmoodi on ka sellised vennad, kes näiteks musavideo kontekstis ütlevad, mul tuli mõte, kuidas võiks teha, mis musavideo võiks teha. See võiks olla nagu hästi lihtne, hästi hea idee. Ja siis on, okei, et mis see on? See ongi see mõte, et teeks hästi lihtsaga, hästi hea idee. Okei, mis see idee on? Mõelge, Aga kui te lähete näiteks Puulubiga tegema videot, kas see idee on umbes sama hommikul on samasugune, eks ju, et teeks hea. Üks näide, mis mulle tuli meelde selle kogu selle Unaviksi musavideotega oli see, mis ei ole päris nagu nii ei käi alati. Meil on vahel ikka ongi konkreetne plaan ja teemegi seda ja nii, aga ükskord oli Viljandis pidime kokku saama, siis me oleme siiamaani vist kõik musavideot teinud Viljandis, et kuidagi on kujunenud niimoodi. Enamik meist on kuidagi Viljandiga seotud.
ja tulime kokku, Puuluup tuli ka, Marko Tartust, Ramo vist Soomest isegi kohale. Meie siis Taaviga Tallinnast ja siis et kindlasti peame hakkama hommikul vara tegema, Taavi ütles, et muidu me ei saa valmis, ja siis istusime Rohelise kohviku terrassil maha mingi 10-11 hommikul, päike paistis lagi pähe. Ja siis Taavi vaatab ringi. Et päike on särav. Ma ei tea, ma siuke tunne, et valges pole täna midagi teha. Et peab päikseloojanga ära ootama. Ja siis ma sain aru, et see mõte, mida me üldse olime plaanid filmida, et see vist tal juba peas on mingis teise kohta täiesti läinud ja siis oligi, lõpuks tegime täiesti teistsuguse video. Et see, mida me olime 2 kuud Puuluubiga arutanud ja kokku leppinud ja kooskõlastanud, et nüüd hakkame siukest muisavideot tegema. Et sellest me ei filminud nagu mitte midagi, me tegime nagu mingi täiesti teise asja hoopis, küsimisime õhtul minu vanemate juures, Marko oli köögilaua peal, paberilehti kukkus pähe, mingisugune Süütam lumi oli selle video tegemine, siis vist ka esimene muisavideo nendega äkki või. Päris kummaline mulje vist ka jääda, Ramo on meiega harjunud juba, Ramo on juba teinud nagu erinevaid pastaka muisavideosid meiega, aga Marko jaoks oli see esimene kord ka, kus meiega teha ja ma arvan, et see päris kummaline esmakogemus olla, et mismoodi see muisavideo tegemine siis nagu kultuurishokk meie võtmes käib, jah. Aga näe ära, Harjus. Hiljem oleme teinud jah, nii mõnegi teise veel ja mõne siiski plaanipärasemalt. Okei. Aga tagasi tulles reklaami juurde nüüd jälle kultuuri juurest, et sa ise ju tarbid mingil määral ju reklaami ka või sa telekat ei vaata, ma tean. Ma vaatan mingil määral telekat, aga ma tõesti ei vaata erakanaleid, kus seda reklaami blokid ja pausid on. Aga kus sa üldse reklaami näed? Ma tean, et sa YouTube'is käid vaatamas on ju spetsiaalselt, aga... Ka mitte väga palju kusjuures, aga on jah teatud asjad, et kui nüüd kui ikkagi Eestis ilmub kellelgi mingisugune vaatamisväärne asi, siis jah, käid nagu vaatad ära. Aga üldiselt ma reklaamiga nagu väga nagu pihta ei saagi, et ma nagu portaale ei külasta üldiselt, ERR-i oma ainsana niimoodi vahel hüppan läbi, seal ei ole reklaami ja siis erakanaleid ma ei vaata, et vahel vaatan mingi ETV-s mingisuguse kultuurisaate järgi, enamasti ka järgi tänapäeval juba. Seal ka reklaami ei ole, et põhiliselt saan ma nagu reklaamiga pihta tänaval, et autoor on minu jaoks nagu kõige otsesem kontakt reklaamiga nagu töövälisel ajal siis. Et selles mõttes ma ise nagu soovitan klientide väärtustada välireklaami nagu kõrgemalt, kui võib-olla seda tehakse, et minu meelest on päris palju seda seltskonda, võib-olla ma arvan minusuguseid, kes nagu mujal väga nagu ei näegi reklaami. Ja siis kuskil Insta-story'de vahel käib ka läbi, et see on ka siuke suht. Seal on niuke juhuslik suhteliselt. Nojah, ja see kipud ikka seda päris osavalt skippima ka juba, Mis sa arvad, kas see on reklaami tegijale nagu, on see hea või halb, mitte reklaami nägemine? Minule austusest tundub, et ühesõnaga ma kõige rohkem, ma vastaks lõpuni võib-olla isegi, et ma näen kõige rohkem tegelikult Creative Review on see väljaanne, mida ma nagu jälgin ja sinna pannakse ikka üldiselt püütakse nagu olulisemad reklaamid nagu seal ära avaldada, nagu et kui ma ei tea, mingisugune Apple'il või mingi suurem jõulureklaamide laine tuleb, et siis ma üldiselt sealt kaudu, pluss siis mingi Cannes'i mingisugused Grand Prix Super Bowl katsun ära vaata ja ma olen päris palju sattunud Kuldmuna žüriisse, on olnud austav ülesanne hinnata reklaame seal, siis on minuks väga lahe, saab mingi aasta kokku võtta nagu kätte sealt siis, minu meelest on see ka lahe. Et mulle tundub, et ma ei jää milleski nagu ilma, kui ma nüüd seda igapäevast põhimassi Eestis ei jälgi, sest et kui ma vahel arva kuskil külas või midagi panen peale, mulle tundub, see ainult degradeerib, see ainult nagu mind tegijana pigem masendab ja viib nagu siuke tunne, et mis siin valdkonnas üldse nagu tehakse, et see on nagu täielik, nagu 90% täielik jama on ju, et seda massi lihtsalt ennast läbi lasta igapäevaselt, ma ei tea, mida see nagu annab või mis see nagu et ma klientidele ju ise ei soovita siukseid teha, on ju, et mis ma siis sellest nagu ahmin sisse, et kui sa ikkagi vaatad nagu maailma parimaid reklaame, siis sa ka mõtled rohkem nagu selles kategoorias ja püüad neid ka oma klientile teha ükskõik mis võimalustega. Et ma nagu lähtun sellest. Aga keda sa Eestis kõige hetkel ägedamaks reklaami tegijaks? Või isegi mitte hetkel, aga ütleme niimoodi viimase aja ägedamaks tegijaks pead? Enne, kui me siia nagu kohale sõitsime, ma kiirelt lasin
mingitel küsimustel pilgu üle, mis te olite ette valmistanud. Ma väga palju ette ei tahtnudki mõelda, aga see oli kõige huvitavam küsimus minu jaoks. Sest ma ei ole tõesti kunagi mõelnud selle peale niimoodi. Aga kui nüüd mõelda järele natukene, siis ma ei oska öelda nagu tänasel päeval, kas ma niimoodi mõtlen, aga ma olen nagu reklaami tegijana, tõesti on olnud aegu, kus ma vaatan, mida siis Leslie ja Alvar jälle nagu välja nuputasid, et nemad ikkagi selle telereklaami, mingi osa sellest Eesti telereklaami kultuurist on nagu ilmselgelt nende panus on väga suur sinna. Ja mingi periood, kus see nende asi läks nagu peale, nagu tundub, et nii klientidele kui ka televaatajatele see kuidagi toimis hästi, et siis see oli ainukene mingisugune Pärnus oli mingisugune kuldmuna, kus ma vaatasin jälle mingid töid, mis nad sinna pannud olid. Ühte neist ei olnud isegi kohal, Alvar vist oli, Leslie reeglina ja tihtipeale ei käigi see kohal. Ja siis mul oli see tunne, et kurat, muidu ma ei tunne, et ma tankis kuskile väga midagi otsida oleks, aga siis ma mõtlesin, nende tüüpide juurde tahaks praktikale, ma tahaks nagu näha, kust need tulevad nagu need asjad, et kuidas nad nende story tellingute ja insight'id ja asjadeni jõuavad. Et see oli, ma arvan, et tänase päevani on see tegelikult andis mingi inspireeriva tõuke ise telereklaami peale mõelda nagu julgemalt ja tõsisemalt kui see, et tuleb kuidagi teha seda tootereklaami, et see asi erutas mind juba enne, aga see andis veel mingisuguse, ma arvan, kuidagi mõjutab ikkagi rohkem, ma arvan, et Nad olid jah mingil hetkel täiesti ületamatud. Et ma arvan, et ikkagi see 1000 aasta parimad hinnad või mis oli see oligi nende suurem esimene. Et kui panna kõik nagu Eesti telereklaami ajalugu nagu kuskile nagu ühele nagu joonele, siis ma arvan, et see on see, mis sealt läheb nagu ajalukku, et see. No kes see Tele2 ju oli ka, arvestades kui keeruline teema, eks ju, et väga raske on nagu sealt midagi välja imeda, aga nad suutsid nagu kõik karakterisse panna mitu aastat järjest, eks ju, sükest, et iga osa oli nauditav. Selles mõttes ma olen suga isegi täiesti nõus, et. Ja ma ei oska neist ka kumbagi välja tuua, et ma ei tea, kuidas see köögipoolel see nagu koostöös toimis on ju, et ma nimetaks neid kahte selles mõttes, kui peaks nagu Eestis kedagi nagu mainima. Okei, aga tead, Villem, võime muidugi kontoris veel lobiseda veel mitu tundi otsa, aga ma arvan, et meie kuulajad ja vaatajad on juba väga palju sükest väga häid mõtteid saanud siit kaasa endale, et me jätame nad nüüd rahule, aga kuna sa vastasid meie lõpuküsimusele juba osavasti ära, siis võid ikkagi tegelikult kokkuvõtvalt, et kas ütle nüüd, kas reklaam on kunst? Jah, sellega on see lugu veel ka, et ma olen vaadanud vist enam-vähem teie kõiki neid Chili Bang'e, et sellele küsimusele on vastanud enne mind, ma ei tea, väga paljud väga head mõtlejad ja andnud väga häid vastuseid, millega ma olen umbes nagu pooltega ma pakun nagu nõus, et põhimõtteliselt võib need vanad teeks reklaami, et vaadake neid vanu eelmisi Chili Bang'e ja seal on need vastused, mida minagi ütleks. Ja ainult lõpust minema, igat lõpud ära vaatama. Ja ei pea tervet vaatama. 46 lõppu. Et seal on häid vastuseid selles osas, millega ma palju olen nõus. Aga ma osaliselt vastasin ära, et ma arvan, et ei ole selles mõttes nagu üks ühele, et on kunst, aga seal on kunsti tunnuseid. Ja mida rohkem on, seda nagu lahedam ja selles mõttes nagu midagi tarka muud vist lisada ei olegi sellele. Jah, ma mõtlen, et sa tegelikult ütlesid päris mõnusalt seda kohta, kus oli, et reklaam peab olema selline, et kui sa võtad selle logo sealt põhimõtteliselt ära, et ta on ikkagi nagu kunstiteos või nauditav vaadata, eks ju, et ta annab sulle selle kunstielamuse, et mida rohkem ta seda annab, seda parem tegelikult on ka see reklaam. Ehk siis nagu reklaamil on mingi just kui see headuse kriteerium on seotud kunstiga, võib-olla ta ise ei ole kunst, on ju, nagu otseselt, eks ju. Ja samas ka, et ei peaks võtma sellist kunsti nagu seisukohta, või hakkama nagu kunsti asemel nii-öelda siis maailma lahti arutama ja mingiteks molekulideks. Pigem meelelahutus. Sest reklaam kokkuvõttes ilmselt ei ole väga tõsine asi, ükskõik kui tõsiselt seda kohati nagu võetakse, et mis on väga tore, miks ma üldse selles valdkonnas meeldib tööd teha. Aitäh sulle, Vilja.
aitäh kutsumast.